Ja kus see välja läheb, ei mäletan. Siit. Suur tänu minu poolt ka. Teate, mina tahan oma sõnavõtus algatuseks peatuda sellele, et meil on tegemist tõsise häbilooga siin parlamendis. Sellepärast, et 9. aprillil 2025. aastal 60 parlamendi liiget tegelikult täiesti teadmises hääletas seaduseelnõu poolt, mis on põhiseaduse vastane. Mitte keegi ei saa öelda, et aga me ei teadnud või kuidagi kogemata juhtus, et vatkus laps, et sellise tõlgenduse peale ei osanud küll tulla, nagu president siin esile tõi, et siin on nüüd põhiseaduse vastasus. Mina isiklikult käisin siin puldis nii esimesel lugemisel, teisel lugemisel kui ka kolmandal lugemisel ja selgitasin kõikides peetud kõnedes just nimelt seda aspekti, et see eelnõu on ilmselgelt põhiseaduses sätestatud usuvabaduse põhimõttega vastuolus. Sellepärast, et otsustamine oma kanooniliste sidemete üle on osa usuühingute enesekorralduse õigusest, mis omakorda on lahutamatu osa usuvabadusest. Sellest ei ole raske aru saada. Ja ma arvan, et siin saalis ka ei ole inimesi, kes ei ole võimelised sellest aru saama. Ometi, nagu öeldud, täies teadmises selleks, et suruda läbi eesmärgiks seatud poliitiline ideoloogiline projekt, rammiti see eelnõu lõpuni, olgugi pigistades siis põhiseaduse vastasuse suhtes silma kinni. Ja see väljendab lugupidamatust põhiseaduse vastu. See on põhimõtteline, fundamentaalne probleem, mis kaugelt ületab selle eelnõu problemaatika. Kui meil on kujunenud välja selline hoiak, ja see hoiak on saanud osaks meie poliitilisest kultuurist, et kui ikkagi eesmärki peetakse piisavalt oluliseks ja õilsaks ja üllaks, ega siis võib põhiseadusest üle lasta küll, siis see näitab, et meil on tõsine poliitilise kultuuri puue. Austuse puudumine õigusriikluse põhimõtte vastu. Nii ei tohi. Õigusriigis täpselt nii ongi, et ükskõik kui heaks, ükskõik kui vajalikuks, ükskõik kui ihaldusväärseks me mingisugust poliitilist eesmärki peame ja selle eesmärgi teenistusse rakendatud poliitilist projekti peame, kui see on vastuolus põhiseadusega, siis seda ei suruta. Ei suruta. Tõstetakse käed üles ja öeldakse, ei, me oleme õigusriik, me nii ei tee. Ja ma ütlen, kui me näeme siin juures, millise häbiväärse lausvalelikkusega näiteks endine siseminister Lauri Läänemets käis siseministrina seda eelnõud siin kaitsmas, millise nahaalse valelikkusega ta käib ka täna siin puldis rääkimas, et see ei ole üldse kuidagi vastuolus usuvabadusega, mingit usuvabaduse riivet ei ole, kellelgi ei olegi üldse mingisugust eesmärki siin sundida ühtegi konkreetset organisatsiooni oma kanoonilisi sidemeid katkestama. Üks vale on laotud teise otsa ja häbi ei ole. Siis me järjekordselt näeme, et meil on riigis midagi väga valesti. Sellised inimesed, kes võivad niimoodi nahaalselt, sirge näoga laus valetada, võivad rahulikult olla meil isegi siseministriks, kes kontrollivad jõustruktuure. See on suur ja tõsine probleem. Ja see eelnõu, mis toodi Läänemetsa juhtimisel siia parlamenti, ei sisalda elementaarselgi tasemel rahuldavat põhiseaduslikus analüüsi. Kõik, kes vähekenegi ausa pilguga sellele seletuskirjale vaatavad, kes midagigi põhiseaduse dogmaatikast teavad, peavad nõustuma sellega, et see oli nali. See põhiseaduslikus analüüs, mis siin oli kirjutatud, oli nali. Eneseõigustuslik selline. Mingit reaalset analüüsi ei olegi, lihtsalt on deklareeritud, et kõik on kooskõlas põhiseadusega, olgugi, et kõik vähekenegi kompetentsed inimesed saavad aru, et loomulikult ei ole. Kuidas me oleme nii kaugele jõudnud, et meil on riigivõimu teostamisel selline lausvalelikkus muutunud niivõrd aktsepteeritavaks? Ja nüüd on tulemus käes. Ma palun lisaaega 3 minutit. 3 minutit lisaks. Tulemus on käes. President ei läinud selle valega kaasa. Ei aidanud lõpuni seda valetamist läbi suruda, lõpule viia. Ja ütles, et ei, niimoodi ei saa. Ma ei tea, mis põhjusest lähtuvalt. Võib-olla tõesti ütles täitsa siiralt, et minu isiklik väärikus ei luba panna oma pitsatit alla asjale, mis on nii valelik. Ja selle tõttu ma pean ütlema välja, et teil võib küll olla nii-öelda toetusväärne poliitiline eesmärk, aga eesmärk ei pühitse igat abinõu. Ja ei kuuluta seda asja välja. Nüüd, mis edasi saab? Olles käinud kuulamas põhiseaduskomisjoni istungil toimunud arutelusid, olles osalenud õiguskomisjoni istungil toimunud aruteludel, ma näen, ja see on mu mulje, keegi seda pole otseselt välja öelnud, aga ma näen,
et ilmselt tahetakse eelnõu avada muudatusteks, et see siis vastu võtta muudetud kujul, aga muudatused ei ole põhimõttelised ehk ei kõrvalda seda põhiseaduse vastasust, vaid on kosmeetilised. Loodetakse, et äkki niimoodi läheb asi läbi. Et me ju, et president saatis tagasi, ütles, et tuleb muuta, me ju muutsime ja äkki nüüd siis president kuulutab selle välja. Olgugi, et täpselt see tuumne osa põhiseaduse vastasusest, mis on siis see, et sunnitakse katkestama kanoonilisi sidemeid, on endiselt eelnõus sees. Mis näiteks, et valelikkusest tagasitõmbumise asemel kirjutatakse veel uus kihistus valelikkus sinna peale. Ja asi läheb muudkui piinlikumaks ja piinlikumaks. Ja mis siis edasi saab? Kas siis president saadab selle uuesti meile uueks aruteluks tagasi? Kas siis teeme uuesti 3. korda mingid kosmeetilised muudatused ja saadame presidendile, et ta saadaks selle 4. korda tagasi? Või? Kas häbi ei ole? Missuguseks farsiks me kujundame Eesti Vabariigi parlamendi niimoodi käitudes? Ja rääkides presidendi motiividest, ei ole ju nendest üldse raske aru saada. President on öelnud, kehtivas õiguses on olemas kõik vajalikud instrumendid tagamaks seda, et olemasolevaid kanoonilisi sidemeid ja neist juhinduvaid ettekirjutusi ei saa kasutada viisil, mis on vastuolus Eesti Vabariigi julgeoleku ja põhiseadusliku korra tagamise taotlusega. Kui kanoonilisi sidemeid kasutatakse selleks, et ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut või põhiseaduslikku korda, siis karistusseadustikus olemasolevatele normidele tuginedes saab algatada isikute suhtes kriminaalmenetluse ja mõista nad süüdi ja panna nad vangi. Sellel loomulikult on ka tugev preventatiivne mõju, mida saab üle rõhutada ka vastava muudatusega kirikute koguduste seadusesse, kui soovite. Et kirjutada sinna sisse täpselt selline regulatsioon, mis on ette pandud Keskerakonna poolt esitatud seaduse muutmise ettepanekuga, et kui kanoonilistest sidemetest lähtuvalt antakse juhiseid, mis seavad ohtu Eesti julgeoleku ja põhiseadusliku korra, siis neid ei tohi järgida. Kellelgi pole selle vastu midagi. Mina olen ka nõus aktsepteerima sellise muudatuse. Aga riik ei saa nõuda üheltki usuühenduselt, et katkestataks kanoonilised sidemed. Ja ma lõpetan osutusega sellele, millest rääkis presidendi kantselei esindaja Mall Gramberg õiguskomisjoni esmaspäeval toimunud istungil. Ta osutas põhiseaduse paragrahvile 130, mis on vägagi oluline. Mõelge nüüd selle peale. Võtke lahti põhiseaduse paragrahv 130. See ütleb, et on teatud vabadused, mida ei saa piirata isegi erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal. Ja nende vabaduste hulka kuulub muu hulgas põhiseaduse paragrahvis 40 sätestatud usuvabadus. Ehk siis isegi erakorralise seisukorra ja sõjaseisukorra ajal ei saaks nõuda üheltki kirikult ega kloostrilt kanooniliste sidemete katkestamist, rääkimata siis selle tegemisest rahuajal. Ei ole ju raske aru saada sellest. Nii et minu sõbralik soovitus on mitte selle häbiväärse projekti rammimisega jätkata või kui te soovite nägu päästa, siis võtta eelnõu vastu sellisel viisil, kust päriselt ka on põhiseaduse vastasus kõrvaldatud. Vastasel juhul läheb asi järjest piinlikumaks. Aitäh! Aitäh!